Toidu sõltumatus. Selle jaoks on vaja suuremat mastaapi kui see üks varakevadine kurk, aga algus on seegi. Olen Nele. Taastan oma esivanemate talukohta. Püüan ehitada ise, rajan aeda. Minu eesmärk on olla võimalikult toidusõltumatu. Olen õppinud nautima minimalistlikku elu. Raha ju ka ei ole õigupoolest. Aga olen tõsiselt avastanud, et ei olegi vaja. Ja kui te tulete selles loos minuga kaasa, siis te näete, kas ma saan hakkama ja kuidas läheb. Püüan teha enda jaoks asja võimalikult lihtsaks. Selle peenra rajamine muidugi ei olnud võib-olla kõige lihtsam, aga ma loodan, et kui see asi toimib, siis peaks see olema üsna hooldusvaba. Siin on siis nüüd kõige esimene kiht on puit, palgid, kui täpne olla. Täna on jälle tuuline. Edasi on sõnnik. Seda oli päris palju ja peal on kompostmuld. Panin impvooliku, et asi oleks kastmisvaba. Ja peenravaip peaks siis tagama selle, et on soojem, niiskust on võib-olla rohkem natukene ja kõige olulisem, et ei pea rohima. Juhul, kui siin nüüd mingisugused asjad veel on, selle koha peal siin on kindlasti oraseina, siis ma loodan, et see peenravaip teeb oma töö. On aeg istutada bataati. Ööd on juba soojad. Öösel on +12, +14 ja päeval +25. Igati juba soovib, et need soojalembesed siia maha istutada. Ja peenar on huugelpeenar, hüügelpeenar, tõstetud peenar, kus all on puit, siis sõnnik, et anda kohe sellel aastal piisavalt rammu. Ja peal on kompostmuld. Ma loodan, et see peenar töötab minu jaoks, mitte mina ei tööta selle peenra jaoks. Lugesin kokku, et sel kevadel istutasin kokku 52 puud ja põõsast. Ja sugugi mitte kõik ei ole viljapuud, aga see, mis seal praegu koha leiab, on pauv. Vili, mida ma tegelikult isegi proovida pole saanud, kuna neid poes ei müüda. Aga see võttis ikka õudse aja, kui päris aus olla, sest ma võtsin mättad välja ja tegin suht korralikult, enda arvates korralikult seda kõike. Ja proovin siis kasvatada erinevaid natukene eksootilisemaid asju, lisaks siis tavalised õunapuud ja pirnipuud ja marjapõõsad, mis siin ikka kasvavad. Vaatame. Austraalia karjakoerad on tegelikult osaliselt kassid. Mitte ainult sellepärast, et nad puuotsa ronivad, aga nad armastavad väga ka iireaukude ääres passida. Peenra edasi tegemine on tõsiselt raskendatud. Ma pean vaatama, mismoodi ma siin töid üldse jätkata saan. Võib-olla siis teen midagi natuke muud. Näiteks sellel paari tunni tagusel peenral võiks need piirdolauad ära võtta
Need peaks edasi liikuma nüüd järgmisesse osasse, aga järgmises osas ei saa. Seal on meil hiir. No vaatame, kuidas me siin kokku leppida suudame. Beauty loobus oma jahist, nii et ma saan siin jätkata. Kuna see maapind oli siin nii kõva traktori poolt ära tallatud, siis ainuke normaalne lahendus minu jaoks on minna siin selle kaevamisvaba meetodiga. Tegelikult ma kombineerin, mõned kohad kaevan läbi ka. Iseenesest see on lihtne, papp maha, märjaks kasta ja muld peale. Vähemalt ma tunnen, et mul on asjad edenema hakanud. Asi seegi. Ma kasutan vahelaudu, sest vahekäigud ma teen purustatud pilliroost ja selleks, et oleks võimalik neid kihte siia tekitada, siis ma panen vahepeal lauad vahele. Linnukesed, hakkame sisse minema. Suured kannad kõik puu otsa roninud. Bianca ka. Susanna, Victoria, marss järgi. Vudinal. Ja minge. Minge nüüd. Saate küll mindud. Seda ma käsitlen juba siin mässuna. Amanda, Bianca, marss kanalasse, Ashley, minekut. Beauty, tule siia. Beauty, tule siia minu juurde, tasa. Lähme. Kanad kanalasse. Rahulikult, kõik lähevad kanalasse. Porgandid tärkavad. Võtsin just lauad pealt ära. Kui juba esimesed on üles tõusnud, rida on juba nähtav, siis on ülim aeg kate pealt eemaldada, et nad saaksid kõik üles tõusta. Ja umbrohi tärkab ka ilmselt natukene kiirem, kui see mulle meeldiks. Aga midagi teha ei ole. Üks töö korraga. See on see päris reaalsus. Kui teed ja teha on natuke rohkem, kui jõuaks. Võib-olla ma olen ka aeglane. Igatahes peenarde osa, mida ma mõtlesin, on põhimõtteliselt juba praegu poole suurem. Ja fakt on see, et seda on veel vähe, ma pean veel jätkama. See osa siin on nüüd tõesti kaevamisvabal meetodil, lihtsalt tingimused on sellised. Ma ei ole ühtegi usku pööranud selles mõttes, et kõik peab ilmtingimata olema kaevamisvaba või permakultuur, sest seal taga see huugel on ju permakultuur. Ma vaatan, mis minu jaoks toimib, mis on mille jaoks hea, kus vaja seal kaevan, kus vaja seal teen kaevamisvabalt. Osa asju proovin teha permakultuuri meetoditega, mida ma natukene väldin väide või sõna toidusalu ehk siis inglise keeles food forest. Ma ausalt leian, et meil siin Eestis, kui meil on vaja, siis me läheme lihtsalt metsa ja korjame endale sealt metsasaadusi. Et võib-olla see on minu viga või ma nagu tunnen väikest vastumeelsust selle põhimõtte vastu. Panen ikkagi puud nii, et neil on ümber ruumi ja põõsad samamoodi saavad kõik valgust. Ei ole vaja üksteise alla hunnikusse toppida. Aga jah.
Igatahes tööd siin jätkub ja praegu, kuna tundub, et suvi on tühistatud sõna otseses mõttes, tühistamine siin Eestis on ju populaarne, on ju. Nüüd siis suvi, et siis ehitan tunneleid õuetomatile, baklažaanile, paprikale, ma ei tea, millele veel. Siin taga need katteloorid on juba üle pandud bataadile, melonile, arbuusile, kurgile. Mis liig see liig, kui ikkagi öösel on ainult 8 kraadi ja päeval 14, siis see ei ole suvi. Minu enda võetud lattoa seemnest kasvas üle 100%, ma ütleks, sest see alus on taimi paksult täis, mis on muidugi äärmiselt tore. Aga nüüd tuleb aga. Mul on suur probleem, kuhu neid kõiki istutada. Katan kõik vertikaalsed vabad pinnad. See on teine mõte. Esimene oli see, et ma ehitan korraliku raami. Aga ma olen see kevad juba nii palju teinud, rajanud, ehitanud, istutanud, et natuke hakkab ära tüütama. Nii et kõik vertikaalsed vabad pinnad saavad endale latttoad. Koerade trunk, beautiful, beauty. See post on siin nüüd üsna sirge. Ma ehitan konstruktsiooni oma latttubadele ja õnneks leidub majapidamises tross, küllaltki korralik metalltross, nii et ma valan selle posti sisse. Teine trossi ots on õunapuu küljes. Oks on kenasti turvatud kraega, sisse soonima ei hakka. Väike varu on ka. Ja siis, kui see post on siin ära kivistunud, siis tuleb tross paika panna, ära pingutada. Ja edasi ube istutama, kaevama, mulda vedama. Põhimõtteliselt mul selleks aastaks vist enam nii palju neid taimi isegi ei ole. Lugesin just. Suurusjärk 55 taime on vaja maha saada. Üle poole on kindlasti istutatud erinevatesse kohtadesse. Tomatite hooldus. Alumised lehed vähemaks. Ja kontrollida, et ei oleks võrseid. Võrsed ära võtta. Ja tavaliselt ikkagi õnnestub mõnel vahele jääda. Leidsin päris pika, mis ei olnud eelmine kord silma hakanud. Natukene ka ümber nööri aidata, et nad ikka üles läheks ilusti. See on nüüd niimoodi kahearuliseks kasvanud ülevalt, et isegi natuke raske on aru saada, sina oled ikkagi võrse. Ühearulisena on lihtsam. Võtan praegu igalt taimelt korraga 2 alumist lehte. Siis tekib vähem šokki, kui korraga palju lehti eemaldada. Vaatame, kas õnnestub ka mõned kanad leida veel. Bianca, kanala on teisel pool. Ei, vihmaga siin nalja tehakse. Mine. Ja liigume, hakkab rohkem sadama. Kui varane kapsas tuleb kõik korraga, siis on küsimus, et mida sellega teha. Ja üks variant on teha osa kimchiks. Kõigepealt on vaja keeta
riisijahust ja veest selline paksem pasta, 100 milliliitrit vett ja 1 supilusika täis riisijahu. Riisipasta jahtub. Nii kaua on paras aeg käia ära aiamaal ja tuua porgandit ja sibulat. Samas peenras on ka eelmisest aastast maha jäänud sibulat. Nii et ma võtan ka selle pundi siit ära. Mul on katteloor peal, sest tegelikult on tegemist maasikapeenraga ja ma ei taha, et linnud kõik ära söövad. Kuigi ma ütlen ausalt, et see katteloor ei ole kõige parem lahendus. Kõige parem oleks putukavõrk. Selline tore peotäis. Ise hakanud kraami. Vaatame, kas köögikombain on võimeline mul ingverit riivima. Eriti pole tahtmist seda käsitsi teha. See riisipasta on jahtunud. Täiesti edukalt. Tegelikult ma võin ka küüslaugu sellest läbi lasta. Siis ei ole mõtet hakata mitut asja määrima. Ma kasutan eelmise aasta küüslauku. See on fermenteeritud mees. Nagunii on vaja mingit magusat asja ka sisse panna, see sobib väga hästi. Palju seda panna? Küll. Ma panen siia segusse veel seda küüslaugu mett. Natukene. Ja siis on selline asi nagu valge misopasta. Minu jaoks ausalt öelda uus toode, aga ma tahan proovida. Supilusika täis misopastat. Täitsa hea. Ja isegi väga hea. Siis 30 grammi Korea tšillihelbeid. Seda kraami saab umamist, nii nagu ka misopastat. Mul on siin täiesti tavaline mehaaniline suur kaal. Ja ma täitsa tahan näha, kas siin on võimalik see 30 grammi kaaluda. Teravasi. Sest ka seda ei ole ma enne proovinud. Aga kui juba teha, siis teha õieti. Ja sojakaste. Sojakastet supilusika täis. Mina ei kasuta kalakastet, sellepärast et ma olen vegetaarlane. Sojakastet võib natuke rohkem ka panna, ma arvan. Nii, ja see pasta siis ära segada. See on üpris huvitav kraam. Selline tõsiselt paks kraam. Mul on olemas kapsas, mis on juba soolatud, loputatud ja oli külmas. Porgand läheb kapsa juurde ja ma panen ka sibulat. Ja viimasena siis nüüd see pasta.
Ma usun, et riisijahu oleks võinud väiksem lusikatäis olla, see on väga paks. Ja nüüd ma lähen toon selle purgi haidast tagasi, mille ma ennem sinna hoiule viisin. Sest mulle tundub, et purki panek on tõesti kõige mõistlikum. Peenrad on tehtud ja olengi liikunud rajamise etapist külluse etappi. Järgmistes videodes hakkab tulema päris palju retsepte ja seda, kuidas hoiustada. Aitäh, et te siiamaale vaatasite ja loodan, et kohtume veel.